Tere! Kui mõni aasta tagasi hakati rääkima virtuaalreaalsusest, ei olnud see tehnoloogia veel igaühe jaoks valmis. Nüüd on aga VR-prillid, nagu näiteks need siin, muutunud paremaks, odavamaks ja mugavamaks ning on täiesti võimalik, et vaid mõne aasta pärast on see tehnoloogia osa meie igapäevaelust. Ka Eestis tehakse virtuaalreaalsuse valdkonnas nii mõndagi põnevat. Hiljuti loodud Eesti Virtuaal- ja Liitreaalsuse Assotsiatsioon toob kokku kodumaised ettevõtmised, kus tehakse selliseid projekte, mis mõni aasta tagasi ei oleks olnud kusagil võimalikud. Siin on mõned näited. Tere! Mis te arvate, mis ma praegu tegin? Õppisin, tegin futoklassi keemiakatseid ja lennutasin raketi taevasse virtuaalreaalsuses. Põhi- ja keskkoolis on tegelikult VR-i abiga võimalik efektiivselt õppida juba paljudes õppeainetes. Külastada näiteks kohti, kuhu muidu naljalt ei satu. Minna Antarktikasse või külastada rahvusvahelist kosmosejaama. Oma kätega lahata konna või uurida raku ehitust. Meie futoklassis loome VR-i õppemänge, kus saab teha füüsika ja keemiakatseid. Kõik futoklassi õpisisu on loodud koostöös Eesti õpetajatega ja testitud Eesti koolides. Euroopa struktuurifondi abiga saame pakkuda järgneva 3 aasta jooksul osa futoklassi õpisisust tasuta Eesti haridusasutustele. Kui tahad rohkem lugeda, mine eesti.futoglass.com. Veel üks võimalus, kuidas virtuaalreaalsust kasutada, on turismis ja meelelahutussektoris, sest VR-i abil on võimalik pakkuda selliseid elamusi ja seiklusi, mis päriselus kas pole üldse võimalikudki või siis väga raskesti teostatavad. Ja VR-elamuste väljamõtlemisel saab lasta fantaasial lennata, sest tegemist on digitaalse maailmaga, kus on võimalik luua täpselt sellised keskkonnad, ajastud ja tegelased, nagu soov on. Näiteks meie oleme loonud virtuaalreaalsuse elamuse, kus saab kehastuda Kalevipoeks, kus saab paljaste kätega maa seest puid tõmmata ja ka põrgus vanapakanaga rammu katsuda. Üks asi on Kalevipoest raamatut lugeda, aga hoopis teine tunne on ise eepose kangelasena seiklustest osa saada. Just selliste kaasahaaravate meeldejäävate VR-elamuste loomisega Maru VR igapäevaselt tegelebki. Me oleme oma töös näinud, et pelgalt teadmiste muutmisega inimeste käitumist sageli muuta ei ole võimalik. Vaja on midagi tugevamat, sellist isiklikku kogemust. Ja selleks loob virtuaalreaalsus täiesti ideaalse võimaluse. Meie esimene virtuaalreaalsusharjutus tegelikult sai inspiratsiooni ühest muuseumi eksponaadist. Aga sellises majas on täna võimalik virtuaalselt ringi liikuda, ohtusid märgata ja neid kõrvaldada. Ja iga selline liigutus, mis sellises harjutuses tehakse, aitab päris elus tulekahjudele kiiremini reageerida, neid ära hoida. Tegelikult igaüks meist saab tänu virtuaalreaalsuskogemusele tulekahjusid ära hoida ja sealjuures seda täiesti ohutult. Maailm on täis lugusid uhketest lossidest ja kuldsetest linnadest, mis on tänaseks jäädavalt kadunud. Maailma imedest ja murrangulistest sündmustest võib lugeda raamatutest või vaadata filmidest, kuid kas ajaloos saab päriselt olla kohal? Kirglike ajalovisualiseerijatena oleme Blu-rays veendunud, et kadunud maailmade taasloomiseks on virtuaalreaalsus parim. Meie poolt pakutavate ajalooliste sündmuste kogemus on vahetu, faktidel põhinev emotsionaalne elamus, mis muudab ajaloo värviliseks, ruumiliseks ja tekitab tunde, nagu see toimuks siin ja praegu. Niisiis, pange kõik oma meeled valmis ja äratame mineviku ellu. Avaris loome müügile ja turundusele suunatud VR-lahendusi. Nende abiga on võimalik visualiseerida erinevaid võimalusi ja langetada otsuseid. Meie VR-projekte saab kogeda läbi prillide või arvutiekraani, allalaadides või striimides. Kinnisvara arendajad kasutavad virtuaalreaalsust, et näidata kliendile oma projekti. Klient saab reaalse tunnetuse ruumidest, mida ta saab paari nupu vajutusega kujundada oma koduks. Tootmisettevõtetele loome virtuaalseid showroome. Virtuaalreaalsuses saame näidata 100 tooteid kõigest paaril ruutmeetril, seda ilma logistikakulude ja ruumiprobleemideta. Uuri lähemalt avar.ee. Liit- ja virtuaalreaalsust kasutatakse järjest enamates valdkondades. TalTech on igati kaasaegne ülikool ja ka meie kasutame neid tehnoloogiaid igapäevaselt nii oma õppe kui teadustegevuses. TalTechis on mitu laborit ja lausa omaette XR-keskus, kus me neid tehnoloogiaid igapäevaselt nii õppe kui teadustegevuses kasutame. Kõik TalTechi insenerid omandavad 3D modelleerimise oskuse, 3D mudelite vaatlemise oskuse ja näiteks arhitektid omandavad oskused, kuidas arhitektuurseid mudeleid virtuaalreaalsuse kaudu esitleda. Samamoodi nõustame ja koolitame ettevõtteid, kuidas XR-tehnoloogiat just nende äri edendada saavad. Neid valdkondi erialasid, kus TalTechis XR-tehnoloogiat kasutame, on loomulikult palju rohkem. Vaata lisa TalTechi veebilehelt või astu läbi Mektori XR-keskusest. Öeldakse, et virtuaalreaalsusest rääkimine on nagu arhitektuurist tantsimine.
selleks, et tõeliselt mõista, kuidas just sinule võiks sellest uuest meediumist kasu tulla, tuleks VR-i kindlasti proovida. Kui sa soovid rohkem teada, külasta Eesti Virtuaal- ja Liitreaalsuse Assotsiatsiooni kodulehte või võta meiega ühendust. Kohtume virtuaalruumis.